kui ma võid teaks. Ma olen esimest korda kongressil. Mis toimub kongressi ajal? Ma jagaksin selle 5 etapiks. Esiteks, jõuad kohale ja tundub, et see on mingisugune kontsert, mingi etendus. Paljud inimesed ootavad, et midagi juhtuks, et midagi tuleks, midagi väga massiivset. Nii on see esimeses etapis. Seejärel hakkate teises etapis nägema inimesi üle kogu maailma, kes on siia tulnud kaugelt Brasiiliat, kogu maailmast. Ja sa mõistad, et need inimesed maksid sõna otseses mõttes oma viimased sendid selle osa eest, et sellel kongressil osaleda. Kolmandas etapis hakkate küsima, miks nad seda kõike tegid, miks need inimesed tulevad üle kogu maailma siia, mida nad tahavad, mis neid juhib, mis neid köidab. Rav, volevo chiedere per noi che stiamo studiando, no? Più importante la fede nei saggi o la fede nel creatore? Sono gradi diversi? Per noi che siamo nel percorso, dove ci dobbiamo più legare, essere più focalizzati? Jaa, see on meile oluline, sest me tahame kindlasti jõuda Jumala armastuse ja usuni. Ja seetõttu on meil selleks igasuguseid harjutusi. Kuid siiski on peamine asi sõprade armastus ja sõprade usk. Usk kaaslastesse, mis selles vallas tuleb kõigepealt leida nii iseennast ja meie vaheline ühendus. Ja siis 4. etapis hakkad sa tahtma olla lihtsalt nende moodi, tahtma nendega koos olla, tahtma olla nagu nemad, mõelda nagu nemad, sa tahad lihtsalt sisse saada ja selle asja sees kaasa, enda sees kaasa haarata. Oren, aga 5. samm. Seda etappi ei saa enam sõnadega seletada. See on midagi, mida sa pead oma südames tundma. Tänan teid. Suur tänu kõigile, kõige eest selle eest, et te olite siin. Tegite õpingutes kõvasti tööd, ühendudes kõiges. Need on asjad, millel ei ole väärtust. Nad ei kao kunagi. Nad sisenevad mateeriasse ja mateeria neelab neid ja on nende poolt muudetud. Seega teie mõju, ta on väga suur. Ja tõesti on põhjust teie peale kade olla.